Tšau! Laupäeva hommik, kell hakkab varsti juba 10 saama. Võtsin täna suhteliselt rahulikult. Magasin pisut kauem. Nagu mul sellel suvel eesmärgiks on võetud, siis ma tahan võimalikult palju erinevaid jõgesi läbi püüda. Ja täpselt nii täna olengi. Ma olen jälle uue jõe ääres. Vesi paistab siin pisut pruunikat värvi ja suhteliselt niren. Ütleme nii, et praegu see koht, kus ma jõkke sisse läksin, on ikka väga madal. Et kui ta selline nire on ka edasi, siis ma tõenäoliselt lähen teise jõe äärde. Mul on täna valitud välja kolm erinevat jõge. Nagu ikka ma panin otsa endale Rauno Vobleri, mu lemmiku, mis on siis alt oranži, külje pealt on valge ja pealt mustega. Ehk siis kui ma nii-öelda tšergin selle ridvaga, siis ta nagu välgutab oma külge. Ja see on väga tihti ülihästi töötanud. Teen selle esimese viske ka siin ära, kuigi ma juba päris palju seletasin siin. Vaatame, kas see seletamine ajab kala ka ära. Ülipaikne on sinna. Kui põhi on natuke liiga liivane, mulle see väga nagu ei meeldi. Ma arvan, ma olen vasakult poolt kuidagi ringiga ja panen sealt viske. Ops. Ja mitte ühtegi kala. Ma otsustasin edasi liikuda, sest et vesi peaaegu seisab siin ja see läheb räigelt kurviliselt edasi niimoodi nagu päris pikalt. Et ma ei usu, et siin paremaks läheb ja ma isegi leidsin siin ilusa parkimiskoha teise jõe ääres ja see peaks olema nüüd pisut suurem jõgi, kuid ma ühest kohast juba sõitsin üle jõe, nägin seda põhja, see oli ka täiesti liivane ja pigem oli siuke väike nire. Aga no kunagi ei tea, et ühes kohas võib olla jõgi madal ja siis 100 meetrit edasi võib ta täiesti vabalt sügavaks minna. Pigem otsin siukse mudase või savise põhjaga nagu veekogu, et kui ta on ikkagi nagu täis liivane, et siis mul tavaliselt väga hästi on läinud, et pigem sealt saab ainult siukseid väikseid. No mis seal ikka, ma võtan ridva autost välja ja hakkan sinna poole minema. Jõgi peaks olema kohest mingi 50 meetrit. Et siin on juba mingisugune väike maantee jõe kõrval. Tähendab, et keegi teine hull on ka siin proovinud jõeket püüda. Ei olegi ma ainukene. Siis tuleb siukse lauspäiksega kala püüdma. Oi, siin on liiga ilusad kaldad. Siin on raudselt üks kala. Ma keersin pekki. Parem kallas on üliilus. Ma keersin pekki ennast selle koha. Vesi on räigelt selge. Mitte päris vanni selge, aga no üsna selge. Kas on siit üldse läbi saan? Kui siin kala on, siis ma peaksin ju praegu teda juba ära hirmutama ja mõnda ujumast nägemas. No vaatame, lähme edasi. Praegu ei ole väga palju lubav. Ma ei ole reaalselt mitte ühtegi kala näinud, isegi mingit väikest maimu. Saagi nagu aru, miks. Kas täna lihtsalt on see päev, kus kala ei näe? Või siin jões ei olegi seda? Ma olen natuke veel edasi, poole tunni jooksul. Kala ei saa, siis ma annan küll alla. Just mingisugune 40 meetrit eemal seal. Nägin, kuidas pardid õhku tõusid. Viimasel ajal näljakas see ei ole, aga mul on kusjuures hakanud peale seda, kui ma olen parte näinud, on hakanud alati vedama. Mitmel korral, siis kui ma võib-olla isegi mõõdus. Ei ole. Hästi imelikult on kinni. Tead, ei võib olla küll mõõdus. No nii.
võtame ruttu ära, tal on hästi pahasti see kinni. Jube tugevalt tõmbab. Üldse ei taha tulla. Proovime nii. Noh, täiesti pekkis, noh. Jalge vahelt ka läbi. Aina hullemaks läheb. Ausalt öeldes, kui ma selle viske praegu sinna tegin, siis ma ei oodanud küll, et ma kätte saan. Seal on see puu üle jõe. Tuli täpselt sealt. 36,5. Et ta on kellegi teise landi otsas ka varasemalt käinud. Ja laseme tal minna, et saaks veel suuremaks kasvada. Jõuline kala oli. Hästi võitles. Hea töö. Siit ma liigun raudselt veel edasi. Just siis, kui ma võtsin otsuse vastu, et ma tõmban siit metsatukast sisse ja tagasi tee peale auto juurde ja lähen järgmise jõe peale ja siis näen kala. Kurat, nii ei ole hea. Asart on kohe sees. Ma lähen veel siit edasi raudselt. See vasakkäär on räielt igasugused koopaid täis. Hops, kui hea. Käis. Ta näeb mind. Ujub siin. No see oli väike, 30. Käivad kontrollimas, ei toitu nii aktiivselt. Lihtsalt territoriaalsed. Ajan neid närvi praegu lihtsalt sellega, et loobin seda lanti nendele nina ette. Viimased viskid siit vist teen veel ühe selle nurga ära ja siis pakime asjad kokku, vaatame auto juurde tagasi. Mine pekk, ilus kala käis otsas praegu. Kõik käis nii kiiresti praegu, ma ei jõudnud reageeridagi. No see vend enam ei tule ära. Mõõdus oli kindlasti 38, ma arvan. See oli nagu nii imelik. Ta oli nagu... Ta tuli sealt kuskilt sealt vasakult poolt. Laks. Aga ma nägin, et nagu lant oli nagu mingisugune 5 sentimeetrit kalast teemal, aga ta oli kuidagi takerdunud nööri külge. Siis ma nagu tundsin, et ta nagu tõmbas. Ja siis ma nagu ei tabanud nagu ära ka, et mis ma nüüd nagu tegema pean, et kas ma nüüd tõmban nagu järsku, et äkki saan kuidagi selle konksu talle kuskile külje peale või siis ootan rahulikult ja lasen selle landil seista, et ta saaks uuesti nagu rabada. Igatahes see läks praegu täiesti metsa. Jäin sellest viimasest kalast ka ilma. Kurat, ilusti oleks saanud teise mõõduskala. Täitsa pekkis, hakkab pihta jälle. Ma pidin siit metsa minema tagasi tee peale. Ja nüüd sain jälle kala reisk. Mul ei oppa ikka. Mul on tunne, et ma pean ikka edasi minema. Ei saa ju niimoodi pooleli ette. Otsas. Ops. Ilus. Võimas kala. Väga võimas kala. Täitsa pekkis. Täiesti hull kala. Väga ilusat värvi. Ma arvan, et see võis olla see sama kalana. Eelmisega oli päris palju jamamist. Hops. See on kindlasti suurem. Oma 2 senti vähemalt. Tuli ära. Ro. 40. Ussuru!
Täiega emats. Üritab minna kuskile sinna kalda alla praegu. Ideaalne lõpp tänasele püügipäevale. 2 mõõdukala, üks oli 36,5, see oli nüüd 40,5 senti. No tuli täpselt selle maha kukkunud kuuse alt. Ma ei teinud eriti pikka viset, ma isegi ei visanud sinna välja, et ma kuskile sinna poole peale suutsin visata. Laks käis ära. Ma ei teagi, sest et ma tegin nüüd seal teisel pool seda maha kukkunud kuuske, tegin ka viske. Ja seal käis umbes sama suur kala järgi, aga ma ei tea, kas see oli nüüd täpselt see sama kala, võib-olla siin võis vabalt olla 2 mõõdukala. Aga igatahes ma olen jälle oma seiklusega väga rahul. Et loo moraal on see, et tuleb uusi kohti otsida, avastada ja kui esimesed 2 tundi hästi ei lähe, tuleb ikka edasi minna, sest ma reaalselt kõndisin 2-3 kilomeetrit enne kui üldse jõgi hakkas midagi lubama. Ja siis ka läks veel kuradi 1-2 enne kui ma oma esimese kala sain. Kuule, aga thanks, et vaatasite ja igatahes järgmise korrani ja ma üritan jätkata samas vaimus. Davai, tšau!